Ja ega midagi, me jõuame järjest lähemale pidulikkudele hetkedele. Aga enne, kui me kuulutame välja aasta sisekoolitaja 2020, on meil veel väikene tagasivaade aastasse 2019. Ja meil on teile näidata 2 videot. Esimene video on Rahvusraamatukogust ja sealt on pärit aasta sisekoolitaja 2019 esimene kategooria Hela Ojasaar. Ja kohe selle video järgi tuleb video Circle K-st ja seal videos aasta sisekoolitaja 2019 teises kategoorias Katrin Kristall. Nii et Hela Ojasaar ja Katrin Kristall, nende videod, palun.
Aitäh, aga nüüd me tahaksime natukene juttu ka rääkida nendega. Ja Hela Ojasaar on siin. Hela Ojasaar, aasta sisekoolitaja 2019 esimese kategooria võitja. Palun lavale. Tere! Ja samuti ma palun lavale aasta sisekoolitaja 2017 teise kategooria tiitli võitja Marja-Liisa Põldre. Ja räägime paar sõna siis sellest, et mis on meil muutunud selle viimase 10 aastaga ja meiega liitub ka videost Katrin. Täitsa olemas. Tere kõigile. Katrin Kristall olemas. Suurepärane, liitub meiega video teel. Siis on mul teile kõigile 3 see üks ja sama küsimus, et te olete nüüd kõik pikka aega töötanud sisekoolitajatena. Mis on muutunud selle viimase 10 aastaga võrreldes 2001 ja täna 2020? Sisekoolitus on kindlasti muutunud paremaks, professionaalsemaks. On tulnud palju selliseid abivahendeid, et teha seda kaasavamaks. Jaa. Videodel osaleja võib-olla küsime vahele. Kuidas Katrin sulle tundub? Et ma olen nõus eelkõnelejaga ja võib-olla omalt poolt kommenteeriksin, et kuna ma ka esindan siis kütusefirmat, siis minu jaoks on sellel aastal kindlasti nagu see liikumine kuskil kiirteel, et kus see kütus, minu energia ja teadmised, need ei tohi iial paagist otsa saada. Varasematel aastatel on kuidagi see tempo olnud rahulikum ja see iga-aastane niinimetatud tehnoülevaatus, mis võiks olla siis koolitaja leidlikkus, uute lahenduste leidmisel, taju, mis üldse homme saab või mis meie ümber toimub, reaktsioonid. Et me ei saa enam teha seda ülevaatust kord aastas, vaid tegelikult on see kord kvartalis. Nii et me peame olema kogu aeg valmis sellel kiirel muutuste ajal kaasa käima, mõtlema, reageerima ja paha küll võib-olla öelda, aga peame olema koolitajate ja personaliinimestena valmis, et võib-olla see jääbki meie jaoks nii. Nii et need on kindlasti olnud hästi suured muutused võrreldes varasema ajaga, kui mina 10 aastat tagasi alustasin, siis oli ikka nagu 2-3 koolitust aastas ja siis oli 60 inimest korraga ja kõigile tehtud ja asi kuidagi käis niimoodi pehmemalt natuke. Aga täna seda juba ammu ei ole. Nii et kiirus on märksõna, aga rõõm on kuulda, et kõik on muutunud teie silmis ka paremaks. Aga Hela, kuidas sina kommenteerid? Mina olen täiesti nõus eelkõnelejatega, et need vormid, viisid, kiirus, erinevad keskkonnad, et see kõik on tunginud meie ellu. Aga täna on räägitud ka sellest, et ka siis see nii-öelda see meie õppija või on muutunud. Ja tegelikult ju me võime ikkagi ju täitsa rahumeeles öelda, et õppimine on moes. Inimesed arendavad ennast oma isiklikus elus ja ka samas on need ootused, et milline see sisekoolitus on, et need on ka tõusnud, sest nad tõesti, nagu siin ennem sai ka räägitud, et nad tahavad küsida, nad tahavad olla kaasatud, nad tahavad mõelda, nad tahavad jõuda ise nende järeldusteni, nende tulemusteni ja tegelikult siis nad ka näevad ju seda seost oma tööga ja see mõju sellel koolitusel tegelikult ongi siis oluliselt suurem ja kasulikkus. Meie käest ikka küsitakse, et mis kasu sellest kõigest on ja mis see igivana küsimus, et kas koolitus on tulemuslik, eks ole. Et mida rohkem nemad ise panustavad sellesse ja näevad ka oma rolli seal õppijana, siis see on meile aina kasulikum. Ja tegelikult, kui nüüd nagu seda trendi jälgida selle 10 aasta jooksul ja tuua siin nagu see avaliku sektori mõõde sisse, siis ma täiesti veendunult võin ikkagi öelda, et
organisatsioon, avaliku sektori organisatsioonid siis väärtustavad ja tunnustavad sisekoolitajad, seda tuli ka nagu tänase esimeses pooles 2 ettekandest välja ja tõesti kui sisekoolitajal on see kindlustunne organisatsiooni poolt, tal on pakutud neid arenemisvõimalusi, et saada heaks koolitajaks ja teisalt meie nendes organisatsiooni kogemus on ka see, et selle 10 aasta jooksul on ikkagi kujunenud välja mitte ainult juhtide, vaid koolitajate, sisekoolitajate enda initsiatiivil sellised võrgustikud, meeskonnad ja see teine märksõna, see kuuluvustunne saab ka siis nagu seal nii-öelda siis realiseeritud. Avalikus sektoris on seda väga suur rõõm kuulda, kuidas erasektori inimesed kommenteerivad. Et kas samuti ega palju vahet ei ole. Sama teema. Väga hea. Kuidas te enda rolli tunnetate täna? On see muutunud kuidagi? On see teistsugune? Mis tunne on endal olla täna sisekoolitaja? Tehnikaoskused peavad olema palju paremad kui varem, kindlasti. Videote tegemise oskus. Kuidas kaasata töötajaid, ütleme siis Zoomi keskkonnas või mis iganes keskkond siis parasjagu kasutusel on. Katrin. Ja võib-olla ka julgust on juurde tulnud ja tegelikult peabki olema, et ise asjades, mida sa märkad, et saaks teha, et oleks just nagu jõudu ja julgus see siis serveerida kas oma juhtidele ja öelda, et teeme nüüd nii või et need on need võimalused, mida võib-olla sageli organisatsioonides juhid ei teagi, et koolitajad ongi need kõige targemad ja kellel on infot ka rohkem. Et just ise katsetada, proovida ja tuua uusi tuuli sisse, et seda on kindlasti tulnud hästi palju juurde. Hela, kuidas sinul? Ja ikka hästi oluline on see, et otsida ja leida omale kaaslasi, toetajaid, et nii on palju lihtsam kõiki neid uusi asju katsetada, proovida ja kindlasti see julgus käib selle juurde. Lõpetuseks öelge igaüks palun mõni soovitus ka, et mida te täna oma pika kogemuse pealt soovitaksite organisatsioonidele ja sisekoolitajatele, et mida nad võiksid veel praegusel hetkel ette võtta, et seda sisekoolitust edasi arendada, tähtsustada, rõhutada, et kuhu me oleme minemas, et andke mingi väike nipp või soovitus, et tehke seda ja või jätkake sellega, kuidas teile endale tundub? Minu soovitus oleks, et koolitage ise ennast ja nõudke endale koolitusi. Suurepärane. Katrin? Mina võib-olla ütleksin, et koolitajaid võiks senisest veelgi rohkem usaldada, nende peale loota ja kui on ka mingid raskemad perioodid või mingid muutused tulemas, sest maailm muutub nii kiiresti, siis rohkem kaasata just sisekoolitajaid, neid pühendada sellesse, et kambas kindlasti sünnivad palju paremad mõtted, et see usaldus, just neid kaasata, võib-olla see oleks märksõna. Aitäh! Mina soovin koolitajatele rõõmsat meelt ja kannatlikkust, aga selle rõõmuga on just see, et tundke rõõmu väikestest edusammudest, võib-olla ka valusatest õppetundidest, suurtest saavutustest ja kiitke ennast ka, et kui teid keegi teine ei kiida, siis kiitke ise ja öelge, et mina olen teinud selles olukorras parima. Kuldsed sõnad. Ja kuna mina ei ole ju sisekoolitaja, vaid käin aeg-ajalt organisatsioonides koolitama, siis ma tahaksin ka omalt poolt öelda, et tõesti seda on väga tore näha, kui tõsiselt võetakse koolitamist erinevates organisatsioonides ja kui palju sellega tegeletakse ja et see sisekoolitajate positsioon ja roll on vähemalt siin kohalolijate ja sõnavõtjate sõnul niivõrd palju tugevnenud selle viimase 10 aastaga, et ma arvan, see on päris suur samm sellel maastikul edasi. Et mõelge veel, mis järgmise 10 aastaga võib toimuda. Aga see on muidugi jälle meie kõigi ühine panus.
Suur aitäh teile ja jõudu jätkuks edaspidiseks. Aitäh! Aitäh!